räägitud, et tervise kallal nalja, võllanalja pole ilus ka religiooni üle. Tema ise aga muidugi võib. Nojah, okei. Ega sisend hävitada. Ikka üks tükk hea küll. Näksiks kohe penskaritest alatult. Orjalikkuse taha peitudagi kuidagi pentsik. Siiski progressist mandunud mugavus korrektuure teeb. Sisikonnas sorijate, ajus sonkijate suur hetk. Ning lõpuks, kui mineku äärel unistus täidetud eesmärk, laivahunnik järel üksikul saarel, sangpomm kaatrist jala külge. Pikalt siis jälle räägitud eliidikukust, ise, kes tema rüüsse pugema kippunud. Epiloog. Elanud kord keset laia merd, ekvaatorist mitte väga kaugel, ilusal päikesepaistelisel saarel, suures moodsas lossis üksinda kindla pilguga mees, keda kohalikud aborigeenid kutsunud tulejumalaks ning kes kord hõbedasel, kiiretiivulisel haiuimel randa saabudes hävitunud kõik need teised jumalad suurt tulerahet sülga relvaga. Igal hommikul tõusnud ta üles koidupunas, esimesed 2-3 kuud tegelenud kõrgete odamastide ja valgete kuppeltarrikute vastumaad laskmisega. Eelnevalt põletases teistest jumalatest järelenud laibahunniku ühes pimedas öös, mille kohalikud posijad hiljem ohvriööks nimetanud. Ning meesjumalale, ilma tema enda küsimuta, traditsiooniliselt igal järgneval aastal 3 särasilmset näitsikut külas saadetud kandamil koos suure toiduandamiga. Ainuke meenutus eelmisest elust, ketiarm jalal ning kiivijälg randmel, mida hellal pilgul salvidega sisse määriti. Hea salv looduslik, räägitud.